Et see ärimudel, mida me olime ehitanud, sellel aastal enam ei töötanud. Ja selleks, et võib-olla jõuda sellesse hetke, kus me täna oleme jõudnud, on läinud päris palju aastaid ja aega, aga selleni me poleks kunagi tulnud alguses, kui me alustasime. Kui me alustasime Starfishi tegevusega, siis me olime päris pikka aega Eestis kahekesi ja me alustasime siis rahatarkuse koolituste tegemisega ja me tegime seda siis füüsilises keskkonnas, kus siis inimesed tulid koolitustele kohale. Tollel hetkel meil ei olnud seda suurt visiooni või plaani, kuhu me pikaliselt täpselt tahame jõuda. Me teadsime seda, et rahatarkus on oluline, me teadsime seda, et see aitab väga paljudel inimestel oma majanduslikku heaolu oluliselt tõsta ja me usaldasime protsessi, et kui me hakkame tegema, siis me teekonnal saame aru, kuhu see lõpuks välja viib. Kuni siis aastani 2020, kui tuli teatavasti koroonakriis ja füüsilises ruumis ei olnud võimalik enam koolitusi teha. Ja selleks hetkes me saime aru seda, et see ärimudel, mida me olime ehitanud, sellel aastal enam ei töötanud. Ja me olime väga suure otsuse valiku ees, et kuidas siis sellest keerulisest hetkest läbi murda. Ja mis on hästi huvitav on see, et kui me oleme sellises raskes olukorras või surutud selge vastu seina, siis me muutume innovaatilisemaks ja me hakkame leidma võib-olla lahendusi, mille peale me varasemalt pole mõelnud. Ja tollel hetkel me saime aru sellest, et ainus viis jätkata oma rahatarkusteadmiste jagamist on teha seda online keskkonnas. Ja me pidime välja mõtlema siis seda, kuidas need samad füüsilised koolitused teisendada virtuaalsele kujule, et me saaksime selles samas moel neid sama koolitusi läbi viia. Ja kuna me saime aru selleks, et meil vaja siis seda sama cashflow mängu mängida ka virtuaalselt, siis me leidsime viisi, kuidas seda teha. Me saime aru sellest, et meil on vaja kaasata terve meeskond juhendajad, kes hakkaks seda online'is läbi viima, sest igas ruumis 6 mängija kohta oli vaja siis ühte juhendajat ja kuna online'is on osalejaid rohkem, siis me saime aru seda, et meil on vaja kaasata terve meeskond juhendajaid. Ja sellel hetkel me siis saime aru sellest, et meil on tegelikult võimalik läbi online'i jõuda oluliselt suurema hulga inimesteni, kui me olime kunagi varasemalt jõudnud. Ja see sama raske hetk sai tegelikult uueks võimaluseks ja tänu sellele hakkas ka tegelikult Starfish oluliselt kasvama ja me jõudsime siis tänu sellele tuhandete inimesteni, kes istusid oma kodus, kes ei pidanud isegi tulema meie koolitusruumi selleks, et saada kätte need vajalikud teadmised, mida me inimestele jagasime. Teine oluline avastus, kuhu me jõudsime siin teekonnal, oli see, et õppimisest üksinda ei piisa. Me olime teinud pikki aastaid koolitusi ja näinud seda, et kui vähesed inimesed, kes tegelikult olid selle info vastu võtnud, sellest aru saanud, kui vähesed hakkasid seda teadlikult rakendama. Ja me saime aru sellest, et palju tähtsam sellest õppimisest on luua selline keskkond, kus inimesed saavad need teadmise ellu viia. Ja sealt sai alguse siis mõte luua selline praktiline keskkond nimega Sisering. Et kui see esialgu oli lihtsalt selline keskkond või kogukond, et saada kokku nende inimestega, kes on meie kursused läbinud, siis me saime aru, et see on tegelikult kõige tähtsam tegevus, mis me teeme, on luua siis selline keskkond, kus inimesed saavadki päris elus hakata investeerima, päris elus oma ettevõtlusega alustama ja looma seal võib-olla ühised ettevõtted, ühised investeeringuid. Ehk siis see elluviimine muutus ühel hetkel tähtsamaks kui see õppimine. Ja siis sai ka see rõhuasetus seda pidi muudetud, et Siseringist sai tegelikult meie põhitoode või keskkond, kuna sealt tekkisid lõpuks ka need edulood ja inimesed, kes siis reaalselt tegid väga suuri muutusi oma elus, tänu sellele, et nad hakkasid praktikasse viima ja nad leidsid ka toetava keskkonna, kellega seda koos teha. Nii et selleks, et võib-olla jõuda sellesse hetke, kus me täna oleme jõudnud, on läinud päris palju aastaid ja aega, aga selleni me poleks kunagi tulnud alguses, kui me alustasime, et me tahame luua sellise praktilise toetava keskkonna ja see ongi see põhitoode, mille ümber siis see igapäevane tegevus käib. Nähes neid tulemusi, mida Siseringi liikmed hakkasid oma isiklikus elus saavutama, saime aru sellest, et need tulemused tulid sõltumata nende taustast, nende keelest, nende kultuuriruumist ja nii Eestis kui ka Leedus Siseringi liikmed hakkasid tegema ühiselt investeeringuid. Nad astusid samme, mida nad kunagi üksinda varasemalt ei astunud. Me nägime seda, et see formaat ja keskkond, mida me olime loonud, töötas sõltumata sellest, kus riigis need inimesed asusid. Ja see andis ka tegelikult julguse mõelda suuremalt ja tänaseks on tekkinud siis idee minna selle sama Starfish Siseringi mudeliga ka teistesse riikidesse ja me oleme siis viimased
paar aastat ka välja töötanud nii-öelda frantsiisi mudelit, mille kaudu meil on siis plaanis teistesse riikidesse ka liikuda. Nii et kui me alustasime oma tegevust, siis me ilmselt ei oleks kunagi täpselt seda teekonda välja mõelnud, kuhu me tänaseks hetkeks oleme jõudnud, aga see ongi hea näide võib-olla sellest, et tuleb hakata lihtsalt tegutsema ja tuleb hakata tegutsema kirega, teha asja, mis tundub õige. Ja kui me neid asju teeme, siis nii-öelda teekonna käigus avanevad uued uksed, uued võimalused ja ka see turg tegelikult ütleb, et mis töötab ja mis ei tööta. Ja ma arvan, et ei pääse sellest, et meil on vaja ka ettevõtjana aega, et püsida selle rajal piisavalt kaua, sest ma arvan, esimese paari aasta jooksul me kindlasti ei oleks nende mõteteni jõudnud, kus me täna oleme. Nii et võib-olla sulle ka, et kui sa oled alles alustanud, siis püsirajal, kui sa usud sellesse, et see, mis sa pakud, on piisavalt väärtuslik ja sa näed seda, et järjest rohkem inimesi saavad sellest kasu, siis ühel hetkel sa mõtled välja selle käigu, mis viib su äri täiesti uuele tasemele. Et kui üks käiguvahetus oli meil see, et me liikusime siis nagu live-keskkonnast online koolituste peale ja teine käik oli see, et me liikusime nii-öelda ainult õpetamise pealt sellise praktilise elluviimise peale, siis kolmas käik saab olema siis nii-öelda frantsiisi kaudu sellesama ärimudeli laiendamine uutesse riikidesse. Ja eks siis tulevik näitab, millised need järgmised käigud on, mis sealt edasi tulevad. Aga ma usun seda, et kui sa teed asja hingega, sa teed seda asja südamest, sa lähtud sellest, et klient saaks selle tulemusena kindlasti väärtust ja sa panustad maksimaalselt selle ärimudeli nii-öelda lihvimisse, siis ühel hetkel tulevad ka suuremad võidud, nii et soovin sulle igal juhul edu oma ettevõtlusteekonnal.